kas võtta või mitte võtta teisest pensionisambast raha välja? Selles on küsimus. Mina olen Matu Tund ja tänast Selgult tunnis ma vastan sellele küsimusele. See siga on raske. Tere tulemast mu fucking elukooli. Ja nagu te näete siin, mul on hoiu põrsas ja arusaamatu graafik selja taga, mis tähendab seda, et ma ilmselgelt tean raha asjadest nii mõndagi. Ja tänast Selgult tunnis ma räägingi siis teisest pensionisambast ja kas sealt võtta raha välja või mitte. Ja nagu ikka, teeme selle jaoks tabeli. Selle pasa ära, seda ei ole vaja. Ja teeme siis tabeli, kas võtta või mitte võtta. Ja esimene asi, miks võiks võtta, on varajane pension. Kui sa võtad raha välja, sa saad minna varem pensionile. Sest olgem ausad, kui lõpus sul on olla pensionil, kui sa oled mingi 90. Sest sa oled vana, sa oled haige, sul sõbrad on surnud, lapsed on Austraalias, vanaid näägutab, sa ei jõua Aktuaalse kaamerani üleval olla ja ainuke meelelaudus, mis sul on olla korterelamu valvekaamera. Ja pealegi Eesti mehe keskmine eluiga on mingi 74 aastat, aga kõige varasem pensioniiga on 63. Ehk siis, mis teeb täpselt umbes 11 aastat, on sul aega nautida oma 40 aastat tehtud töövilju, ehk siis saada pensioni paarsada eurot kuus. No naistel on muidugi keskmine eluiga 10 aastat pikem kui meestel, sest olgem ausad, mehed on idioodid. Ja teiseks, kui sa oled juba paarkümmend aastat sama naisega koos elanud, sa ilmselt ei tahagi enam kauem elada. Ja loomulikult seda varianti ma soovitan ainult siis kasutada, kui sul on mingit raha seal, millega sa saad pensionile minna. Sest näiteks, kui mina praegu võtaksin oma teisest sambast raha välja ja läheksin pensionile, ma saaksin peaaegu kuu aega pensionil olla ja siis ma peaksin jälle tööd tegema. Sest mina kui vana Kalevipoeg ei ole väga palju makse maksnud ja mul on ilmselt pension 3 eri riigis laiali, nii et ilmselt ma ei saa kuskilt sealt. Ilmselt ma ei saa üheskis neist, aga minu samas on siin. Nii et kui sa oled vana Kalevipoeg, siis sul ei ole nagu nii mingi pensionit Eestist loota, nii et pohhu võtad välja või mitte. Nii, ja järgmine punkt on siis investeeri. Ehk siis võtta raha välja ja investeeri, kui sa oskad seda parema tootlusega investeerida, kui praegune pank, kus sul raha on, kus sul teine samas on. Ja järgmine punkt on siis Instagramis fleksimine. Olgem ausad, milleks meil üldse palju raha vaja on. No loomulikult selleks, et me saaksime osta asju, mida me tegelikult ei vaja, et siis nende asjadega uhustada inimeste ees, keda me ei tunne või vihkame. Ja nüüd vaatamegi põhjuseid, miks mitte võtta raha välja teisest sambast. Ja esimese põhjusena ma tookski välja kohe investeerimise. Sellepärast, et ainuke ratsionaalselt mõistlik põhjus, miks üldse teisest sambast väljuda, on see, kui sa oskad seda raha parema tootlusega investeerida. Aga kuna see nõuab palju teadmisi ja pealehakku ja need on täpselt need 2 asja, mida sul ei ole, sest muidu sa ei otsiks abi minu YouTube'i videost. Ja sellepärast ma kohe kindlasti ei soovita teil välja võtta. Las ta kasvab, seal kus inimesed oskavad kasvatada, sest nagu ka põrsas, ta vajab head sõnnikut ja veel paremat küna, kust süüa. Ja sama on ka sul teise sambaga. Las tegelevad inimesed, kes teavad, nagu farmerid tegelevad sigadega ja rahaasjadega tegelevad pankurid. Sest nii palju, kui mina olen Monopolist õppinud, pankurid on kõige ebaausamad inimesed üldse. Aga oma rahaasjades tuleb neid usaldada, sest su raha on nende käes. Nii et jah, kui sa oled praegu oma teise pensionisamba tootlusega rahul, siis las ta parem olla seal ja ära võta teda välja. Raha sulab käes ära. Väga õige, sest kui sa võtad raha välja ja sa seda kohe investeeri, siis sa ilmselt selle lihtsalt kulutad ära mingi mõttetu jama peale, nagu näiteks ostad mingi uue talveroima omale või siis maksab mõne vana võla ära. Miks sa peaksid võlgu ära maksma? Come on. Nagu öeldakse, võlg on võõra mehe oma. No ja see võõras mees maksab siin oma võlga, miks sa peaksid maksma? Come on, Maksud. Ilmselt ei teadnud seda, aga kui te kohe kõik raha välja võtate, siis 20% võtab ära riik ja 80% võtab ära su naine. Nii et
enne mõtle, kui raha välja võtta. Ma lootsin, et see läheb riimi. Neljas punkt on siis kogumine. Sa arvad, et sa võtad raha välja ja kogud teda ise, aga tegelikult sa ei suuda seda teha, sest su alkoholism ja inflatsioonirott lihtsalt söövad su tangu ära. Parem on siis ta jätta panka, kus ta on ilusti aktsiatesse investeeritud ja toodab sulle tootlikkust. Sest kõige hullem asi, mis üldse rahaga teha saad, on selle kogumine. Sest tänu inflatsioonile sa kogudes kaotad raha, aga kui sa investeerid raha, siis tänu tootlikkusele sa hoopis teenid raha. Mõistlik. Jah, ka pangad ei ole puutumatud inflatsiooni tõttu, aga kui tõusevad hinnad, siis tõusevad ka aktsiahinnad. Üldiselt. Kui just kõik putsi ei lähe, mis on ka suur võimalus kindlasti, millega tasuks ka arvestada muidugi. Ja mis ma teile kokkuvõtteks oskangi öelda, on see, et olgem ausad, kas võtad raha välja või mitte, ega see väga vahet pole, sest raha me keegi auda kaasa ei võta. Kui sa just ei ole Egiptuse vaarau, siis jah, aga sa ilmselt ei ole. Ja üldse pension on muidu disainitud niimoodi, et pensionile minnes säiliks sul umbes oma kuupalgast 30–40%. Ehk siis see tähendab seda, et sa oled põhimõtteliselt nagu tagasi jälle oma üliõpilaste aegades. Ehk siis kui sa sõid ainult kiirnuudleid, jõid odavat õlut ja keppi ei saanud. Lihtsalt nüüd sul on ka radikuliit. Ja üldse mina soovitaks teil mitte nii palju jääda riigile lootma, sest kui sina ei saa enam riigile olla kasulik, siis ei soovi ka riik olla sulle kasulik. Sest nii töölistena kui kodanikena me ei ole keegi asendamatu. Ja sest riik on nagu elusorganism. Ütleme nagu madu. Ta jääb vananaha maha ja siis läheb oma eluga edasi. Vähemalt nii kaua, kuni ta mõnda lammast ei hammusta ja mõni talumees tal labidaga pead maha ei löö. Ja sellepärast mina soovitangi teil parem ise tagada see, et te pensionipõlves elate nagu kuningas. Ehk siis ma soovitan teil palju valetada ja varastada, sest ausa tööga ei ole veel keegi rikkaks saanud. Ja selle negatiivse noodi võtakski täna tunni kokku ja vaadake meid ka järgmine kord, kui ma näitan teile, kuidas poliitikuna riigi tagant raha varastada. Mina tänan.